Tere! Mina jälle siin. Käes on siis mis video meil kohe vaatame, kohe vaatame järgi, mis videokene meil käes on 6.3 ja see oli see üllatusvideo on ju, et tuli siis majandusaasta aruande olemus enne kulude struktuuri, järgmisena on meil kulude struktuur. Mõtlesin, et natukene tegelikult alustan sellest, et võiks olla nagu põnevam alustada sellest, et võite ka kohe endale materjali kõrvale võtta ja vaadata, et kohe võtan ka ise selle kõrvale ja vaadata, mis tabel seal on vahva. Ühesõnaga sellesse tabelisse tegelikult on kokku pandud kogu raamatupidamise olemus. Minu jaoks vähemalt mulle tundus selline tabel väga hea nagu näitlikustav materjal teie jaoks. Nii. Te nüüd paremini näeksite. Ja kindlasti te olete neid mõisteid varem kuulnud. Kuskil on mingi bilanss ja kasumi aruanne ja aktivad ja passivad ja debet ja kreedit ja nii edasi. Ja nüüd me paneme lihtsalt selle nagu võib-olla ma üritan luua teile peas mingit süsteemi, et mis siis raamatupidamine otseselt on. Et põhimõtteliselt kõik tehingud, mis me raamatupidamises ükskõik, kuidas me nimetame kas kanneteks või tehinguteks, need on selleks, et need kõik numbrid ja asjad oleks selles kahes süsteemis. Tegelikult on juures ka rahavoogude aruanne ja netomuutuste aruanne, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu kõik taandub bilansile ja kasumi aruandesse. Et kõik tehingud ja kanded ja kõik oleksid süsteemis siin kahekordse kirjendamise kaudu sees. On see raamatupidamise tuum. Ja süsteemid, kuhu nad siis peavad sobituma, on siis ühelt poolt bilanss ja kasumi aruanne. Me alustame bilanssist. Ja alustame kasumi aruandest, siis see läheb bilanssi sisse ka. Nii, alustame kasumi aruandest. Kasumi aruanne, nagu seal on ajaperiood juurde pandud, on terve majandusaasta jooksul, selle perioodi jooksul tehtud info, kõik kokku. Et kõik, mis sellel perioodil ehk siis majandusaasta jooksul on toimunud, need asjad peavad kasumi aruandes sees olema. Et tema on perioodiline aruande vorm. Kõik tulud, mis siis tuleb raha sisse, kõik peab olema kasumi aruandes tulude poole pealt. Kõik kulud, mis viivad raha välja, need peavad kulude all kirjas olema. Mis need 3 ja 4 on? Need on kontoplaan, pärast on teil näidis siin kontoplaanist ka juures, et kontoplaanis on siis kõik tulude kontod 3-ga algavad ja kõik kulude kontod 4-ga algavad. Ehk siis, kui sul pärast hakkad tegema raamatupidamises asju, kui sul tuleb raha sisse, siis sul peab olema seal juures konto, mis algab 3-ga. Kui sul läheb raha välja, siis sul peab olema seal üks konto, mis algab 4-ga. Aga kuidas seda raha sisse raamatupidamises ja raha välja kajastada, siis selleks ongi debet ja kreedit. Ja need käituvad erinevas numbris erinevat. Et meil ongi siis 1, 2, 3 ja 4-ga algavad kontoplaani numbrid. Kui me tahame, et tulu sisse tuleks, siis me peame panema selle kreeditisse. Kui me tahame, et näiteks teeme mingi miinusarve, ehk siis ta on küll tulu, aga ta on tagastus, siis see läheb debetisse, see vähendab seda tulu. Kui meil on kulu, me tahame kulu juurde tekitada, ehk siis meil ostame mingi asja, siis on mingi arve, siis me peame panema debetisse. Ja kui me tahame vähendada, ehk siis hankija meile saatnud tagastusarve või siis miinus ehk kreediti, siis me peame selle panema, see läheb kreeditisse ehk siis miinusesse. Saite aru kuidagi?
Muidu, kui oleks nagu päris auditoorium, siis ma inimeste nägudest saaks aru, kas see loogika tundus neile arusaadav või keel või mitte, aga praegu ma enda näost saan aru, et jah, mulle tundus arusaadav. Aga ühesõnaga, selline süsteem on siis kasumi aruandega. Nii. Ja siis sellest tulenevalt tekibki tulud miinus kulud, kasum. Seal on veel ärikulud ja tulud ka ja siis tekib nagu puhaskasum ja nii edasi, aga need on nagu nüansid, et põhimõtteliselt tulud miinus kulu tekib kasum ja kasum liigub, nagu näete, noolega sinna bilanssi sisse. Ja nüüd me saamegi bilanssi minna. Bilanssis on 2 poolt. On aktiva pool ja on passiva pool. Nii. Aktiva pool siis on aktiivne, nagu nimigi ütleb, on ju. Ja ta on sihuke, mitte tulu, vaid varad, et millised sinu varad on. Ja millised nõuded sul on, ehk siis ka mõnes mõttes nagu tulu pool, ehk siis et sinu varade pool. Passiva on need kohustused ja omakapital ja kasum läheb sinna, et mõnes mõttes sellised asjad, et kohustused, sinu kohustused teistele, teiste ees. Nii. Alustame aktivast. Aktivast siis jaguneb omakorda käibevaraks ja põhivaraks. Põhivara on siis midagi sihukest põhilist, sihukest nagu püsivat, suurt. Ja kõik asjad, mida sa ostad nagu selliselt nagu suurelt, mille kestvus on enamasti üle aasta, mis ei ole materjalid, vaid on pigem nagu sihuke sinu vara, pikaajaline vara, siis need lähevad põhivarasse. Kõik, mis on nagu selline pidevas muutumises asjas, lähevad käibevarasse. Sinna alla ka varud, et kui sa ostad mingit toorainet, siis varud lähevad käibevarasse. Et see on sihuke muutuv plokk. Kui me võtame loomad, kõige parem nali üldse on minu jaoks põllumajandussektoris. Teate, et põllumajandusettevõttes loomakasvatuses isased loomad, isasloomad on käibevara, aga emasloomad on põhivara. Miks? Põhivara ehk siis emasvara suudab luua, vassikaid sünnitada või sünnitada põhimõtteliselt. Aga mehed ehk siis isasloomad on nagu käibevara, need tulevad ja lähevad. See on nagu sihuke raamatupidajate huumor, et see oli minu jaoks sihuke nagu huvitav teadmine põllumajandussektorist. Et see ka tõestab seda, mis on nagu see käibevara ja mis on põhivara erinevus. Nii. Käibevara all siis üks põhilisemaid plokke on rahaplokk, ehk siis seal ongi siis pangakonto rahaseis ja siis kassas oleva raha ja muud likviidsed varad. Bilansi puhul mul jäi ära ütlemata, miks see kuupäev seal üleval on. See on just sellel hetkel, ajahetkel olev seis sinu varadest ja kohustustest. See ei ole perioodi oma, see on konkreetse kuupäeva seisuga, sa võid võtta ükskõik mis kuupäeva seisuga, sinu kohustuste ja varade seis. Siin ei ole mingit liitmist ja lahutamist. Kui kasumi aruandes oli terve periood, siis see on konkreetse kuupäeva seisuga. Kui sa näiteks oled võlgu kellegile, siis aasta lõpu seisuga sa maksad uuel aastal selle võla ära. Tähtaeg ei ole veel käes, aga tegelikult sul on kohustus ikkagi üleval juba. Et sellest nagu ettevõtte juhid tihti nagu ei saa aru. Nii, käibevaraga lähme edasi. Nõuded kellegi vastu, et nemad on sulle võlgu. Ehk siis kui müügiarved tasumata, siis see on siin käibevara all. Ja varud, et kõik, mis sa ostad ja varustad. Ja teine plokk siis on põhivara, mis jaguneb omakorda materiaalseks ja immateriaalseks. Materiaalne on siis nagu füüsiliselt käega katsutav masin, seade, auto, arvuti. Immateriaalne on selline nagu otseselt sa käega katsuda ei saa. Erinevad litsentsid,
koduleht on näiteks immateriaalne vara, kui sa oled hästi palju sinna raha pannud sisse, ostnud selle teenusena sisse, et ja kaubamärgid kõik lähevad sinna alla, et sellised on nagu immateriaalne põhivara. Ja siis kõik, mis läheb aktiva poolele, peab olema kontoplaanis ühega algav konto peal. Kui sul tuleb raha sisse, selleks on vaja sul kasutada deebetit, ehk siis raha tuleb kassasse näiteks sisse ja kuskilt ta peab maha minema. Raha ei saa tulla sisse ilma, et teisel pool oleks midagi vastast, see on see kahekordne kirjendamine. Et igas kandes on üks on plusspool ja teine on miinuspool ja need peavad olema tasakaalus. Me kohe varsti jõuame sinnani ka. Et kui sul raha tuleb kassasse sisse, siis läheb deebetisse. Kui raha annad kuskile ära kassast, siis läheb kreeditisse see summa kassa suhtes, aga teine pool peab ka olema. Nii, räägime passiva ka ära. Passiva on siis sinu kohustused. Need omakorda jagunevad tegelikult lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Erisus võib-olla on maksukohustuste suhtes palgamaksud, et on olemas viitvõlg ja on olemas siis maksuvõlg. Et seal on, kuna see arvestus on nagu 3 kuu tsükkel, et kõigepealt sa võtad nagu palgamaksud ülesse, pärast on näha ka palgakanne, et see on üks nagu vägevamaid kandeid, mulle tundub tegelikult raamatupidamises on palgakande loomine. Nii, et maksud ongi kahes nagu võlgnevuses, kas maksuvõlg või viitvõlg, et seal on nagu vahe sees. Ja üldiselt ongi siis lühiajaliselt tähendavad seda, et eeldavasti järgmise aasta jooksul need kohustused likvideeritakse. Pikaajalised on see, et näiteks mingid laenukohustused, et mille plaan ei ole aasta jooksul tagasi maksta. Et tavaliselt leasinglepingud ongi siis selle aasta jooksul minev summa on lühiajaliste all ja ülejäänud see summa, mis läheb nagu pikema aja peale maha, see on pikaajalisel. Ja passivas on ka oma kapital, see 2500 pluss siis reserv 250 €, kui teil tekib ja kui te teete selle sissemakse ja kasum. Ja kasum on veel omakorda eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum ja aruande perioodi kasum ja kahjum, mis tuleb otse sealt kasumi aruandest siia bilanssi. Igal pool raamatupidamises tasakaal, põhiteema. Ehk siis aktiva, passiva peavad olema tasakaalus. Need peavad sendi pead klappima. Seepärast, et kahekordne kirjendamise tuum ongi see, et kui sa ühelt kuskilt võtad, sa pead teise andma. Kui sa kuskilt saad, sa pead teisest võtma. Et ei ole nii, et sa kogu aeg nagu ühe asjaga tegeled, teise asjaga ka, et kogu aeg on nagu tasakaal. Kui kuskilt võetakse, siis kuskile peab panema juurde. Kuhugi tuleb juurde, siis kuskilt tuleb ära võtta. Saite jagu. Ja passiva siis ongi kahega kõik asjad, et kõik asjad, mis on kohustused oma kapitali ja kasumiga seotud, need algavad kahega, need kontonumbrid. Ja kui kohustused vähenevad, siis need lähevad deebetisse, kui kohustused suurenevad, ehk siis maksuvõlg suureneb, siis ta läheb kreeditisse. Kuidas tundub? Lühi kokkuvõte tegelikult raamatupidamise tuumast on siin. Minu arvates nii kaunilt skeemitatult ära näidatud teile. Kõik mõisted, mis on olulised sees. Jätke meelde, kahekordne kirjendamine muudab selle süsteemi võimalikuks. Et kõik peab olema tasakaalus ja omavahel seotud. See oli see, mis mind nagu paelus raamatupidamise puhul, oligi see, et see kaunis süsteem, et kui ma kuskilt midagi liigutan, siis ainult see ühes kohas ei muutu, see muudab nagu kogu seda kaunist süsteemi, mis on nii ilusti üles ehitatud loogiliselt ja süsteemselt. Et olen tõesti see süsteemi fänn, tunnistame ausalt. Nii, lähme siis edasi.
siin ongi siis see kahekordne kirjendamine ja kahekordne kirjendamine käib siis raamatupidamislausendite kaudu ehk siis kannete kaudu. Ehk siis kogu aeg on see debet ja kreedit ja need omavahel tegelikult kontrollivadki, et see kahekordne kirjeldamine ongi loodud selleks, et see süsteem toimiks ja tal oleks iseenesest toimiv kontrollisüsteem juures. Et sa ei saa mitte midagi teha sellist, mis siis tõmbaks selle asja raamatupidamise tasakaalust välja. Kui me nüüd vaatame neid kandeid, siin on paar näidet, need on raamatupidamisprogrammis automaatselt koostatud kanded. Mis raamatupidamisprogramm tegelikult teeb? Tegelikult ta teeb sinu töösüsteemi veelgi nagu lihtsamaks. Sa ei pea neid kandeid käsitsi enam koostama. Programm koostab sinu eest need kanded läbi erinevate moodulite, mis on inimeste jaoks nagu mõistetavaks tehtud. Nad saavad aru, mis on ost, nad saavad aru, mis on müük, saavad aru, mis on pank ja kassa. Ja et läbi nende tegelikult raamatupidamisprogramm loob automaatselt need lausendid või kanded. Ja siin on siis 3 näidet. Et näiteks esimene näide ongi siis see, et on ma arvan, et see on eraisik ehk siis taksoarve. Ettevõte on taksoga sõitnud, liikunud ühest punktist teise, see on ettevõtlusega seotud kulu. Ja nüüd selle sama ostuarve sisestamisel tekib selline kanne. Transpordikulu ehk siis 4 nagu näete. Mis meil 4 oli? Kulud. Kui me tahtsime, et kulud suureneks, kui mul on kuludokument, siis kulu tekib, suureneb, siis kuhu meil pidi minema? Debetisse või kreeditisse. Teil on spikker siin olemas. Kuhu ta siis läheb? Debetisse. Ja teiselt poolt, kus see maha läheb? Mis meil tekib sellel hetkel, kui meil tuleb see ostuarve vaja ära registreerida? Oletame, et me oleme maksnud selle pangakaardiga või kassas. Hetkeks tekib meile võlgnevus tarnijatele. Ja see on 2 ehk siis, mis see on? See on meie kohustus. Meil on kohustus maksta selle taksojuhile raha. On ju? See, kuidas me maksame, see on omaette kanne. Kas me maksame selle kassast või siis pangakaardiga, aga hetkeks tekib meil kohustus taksojuhi ees. Ja see on ka siin kandes ilusti näha. Võlad tarnijatele ja kreeditisse, et kohustus suureneb. Ja kui ma nüüd maksin näiteks sularahas selle ära, siis minu kohustus väheneb, ehk siis debet võlad tarnijatesse 2. Ja mis see teine asi on? Võtsin kassast raha. Kassa vähenes, kreedit, kassa ja see on tavaliselt 1000. Ongi see kontoplaani number on 1000. 30, jah, 1000. Et saite aru? Ehk siis sellised kanded on nagu põhituum. Ja need kanded ei tule nagu õhust, need numbrid ei tule kuskilt õhust, see ongi siis üleval olev süsteem. Ja see süsteem omakorda läheb siis nendesse aruannetesse, majandusaasta aruannetesse sisse. Teine kanne on siis pangateenust on makstud. Et ongi pangast on välja läinud raha, see on 1, see on raha, käibevara, 1 ja kreedit, ehk siis meie raha on vähenenud. Kuhu see raha läks? See läks kulusse, meil tekkis pangateenuse kulu, ehk siis kulud suurenesid debetisse küll 16 sendi võrra, aga raha on seegi. Kõik isegi sendid peavad nagu olema kajastatud sellise kandega. Ja tänapäeval tegelikult raamatupidamisprogramm teeb selle töö sinu eest ära. Nüüd me vaatame seda kaunitari. Kaunitariks on siis, ma panen endale kätte selle, kaunitariks on seal viimane palgakanne.
et see on traditsiooniline palgakanne. Et on ju ilus. Et tänapäeval jälle täpselt samamoodi ei ole sul kohustust seda teha käsitsi, vaid palgaarvestusprogrammid teevad selle ilusti ära sinu eest. Ja vanasti jah, sa võisid teha neid käsitsi, aga tänapäeval sul ei ole mõtet, seepärast et viimases plokis ma näitan tasuta võimalusi palgaarvestuseks, tasuta palgaarvestusprogramm, milleks sa pead ise leiutama asju. Et siin on näha, inimene on saanud 650 eurot bruto, palgakulu on bruto. Sellest tekib kohe automaatselt ettevõttev kohustus ehk siis palgavõlg inimese eest, ta peab selle raha inimesele ära maksma. Tal on kohustus see oma töötaja eest. Aga inimene ei saa ju 650 brutot arvele, sealt lähevad veel brutost osad maksud maha. Ja see tekitab kohe kohustuse riigi ees ehk siis maksuameti ees. Arvestuslik kohustus, need on siuksed vahekontod 2464, 2466, 2462. Nii, ehk siis see osa sellest brutost läheb palgamaksude jaoks hoopis kohustusena ülesse. Järgmine kanne on siis tööjõukulude osad ehk siis sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustus. Sotsiaalmaksu kulu tekib koheselt. See siis on, kui bruto on arvestuslik, siis tööandja maksud on nagu koheselt tekivad kuluks. Et näha on, sotsiaalmaksu kulu meil suurenes ja teistpidi meil lähebki siis deklareerimata sotsiaalmaksuks ta ülesse kohustusena. Ja siis teine on meil siis tööandja töötuskindlustus, mis põhimõtteliselt kirjutatud programmis on ka sotsiaalmaksu kulu ja samamoodi ülesse. Nii. Samal ajal tegelikult see sama kanne on tehtud niimoodi, et sul võetakse need ka ajutised viitvõlad ülesse kohustuseks ja siin need lõpud ongi siis tehtud nagu see kohustus. Põhjus on selleks, et see on selline kanne siis, kui su palgapäev on järgmisel kuul. Kui su palgapäev oleks sama kuu lõpus, siis seda viimast osa ei oleks. Aga kuna su palgapäev on siin antud juhul on järgmise kuu alguses, siis eelmise kuu arvestuslikud viitvõlad on võetud nüüd ka nagu kohustusena ülesse. See on natukene keerulisem nagu seletada, aga põhimõtteliselt inimkeeli võib-olla nii enam-vähem saate aru. Et just sellepärast, et ta on niimoodi, et kuu lõpu seisuga tehakse pearaamatu kanne, nagu näete, iga kuu lõpus tehakse üks kanne ja palgaarvestuses ja see veebruari töötasu on see inimene saanud märtsis kätte, mitte veebruari lõpus, sellepärast ongi see lisa. Ja nagu näete, seal all on tumedaks tehtud iga kande puhul tasakaal, tasakaal, tasakaal. Ilma tasakaaluta ei saa. Need peavad olema sendi pealt klappima. Kui nad ei klapi, siis ta ei luba kannet teha. Seepärast, et see ei ole kahekordne kirjendamine ja see ei ole raamatupidamise seisukohast okei. Et nad peavad sendi pealt tasakaalus olema debet ja kreedit. Kui sa kuskilt võtad, kuskile paned juurde, kus sa kuskilt saad, siis kuskilt võtad ära. Et uus mantra teile. Raamatupidamise mantra on selline. Kuskilt võtad, siis kuskile pead juurde panema. Et iseenesest need asjad ei eksisteeri. Ja kuidas ma tean, kus mis on või mis seis on, siis siin ongi teil üks kontoplaan lisamaterjalina juurde pandud. Et nagu näete, et kui me võtamegi siis lahti Aktiva, oli ühega on ju meil. Aktiva oli meil ühega, kõik ühega olevad kontod on Aktiva poole peal. Esimesena ongi siis seal raha
ja muud ülilikviidsed võimalused, ehk siis neil on raha all ongi need fondid või asjad, kus sa saad võimalikult tegelikult kiiresti raha kätte ka saada. Nii, et siin ongi siis väärtpaberikontol on ju ka on raha mul, et see on minu enda ettevõtte kontoplaani ma võtsin praegu ja kõik lähevad sinna. Finantsinvesteeringud lähevad sinna, lühiajalised nõuded ostjate vastu, ehk siis kui keegi sulle on võlgu, siis ta on sinu aktivas nõuete all kirjas ühega. Nõuded seotud osapoolte vastu. Siin ei tohiks olla mitte midagi, et väga tihti, sest osanik väga hüvesid ei tohi ettevõttes saada. Maksude ettemaksed, kui sa oledki nagu näiteks käibemaksust saad riigilt käibemaksu tagasi, siis see läheb siia või siis sa oled maksnud rohkem makse kui arvestatud on, see läheb siia. Lühiajalised nõuded, et Sotsiameti vastu on siis, kui meil rääkisime kunagi puhkustest, et isapuhkus ja puudega lapse puhkus maksab riik kinni. Et alguses sa maksad ära kõik maksud, aga siis pärast riik maksab sulle tagasi. Võt see on see nõue Sotsiameti vastu siin. Nõuded aruandva isikute vastu ongi see, et kui sa oled aruandvale isikule, kas juhatuse liikmele või siis töötajale maksnud rohkem raha, kui ta on sulle kuludokumente tagasi toonud, siis see läheb siia. Antud laenud. Siin on mõeldud seda, kui ettevõte annab laenu. Ettevõte ei tohi anda laenu osanikule, ta põhimõtteliselt võib, aga intressiga, et turu olukorras, et seotud osapooltele laenu andmine ongi siuke riskiga, et sa pead väga täpselt jälgima, et see laenu andmine ei oleks eelistatud tingimustel, et see, kui sa annaksid võõrale inimesele, siis need tingimused oleks sama, kui sa annad osanikule või seotud osapoolele või oma töötajale laenu. Nii, intressinõuded laenudelt on ka siin. Ja ettemaksed, et sa oled millegi eest ette maksnud, aga samas reaalselt sa pole seda kaupa või teenust kätte saanud. Et siis see on sinu nõue selle hankija vastu või tarnija vastu, kus sa kaupa saad. Siis kui kaup tuleb, siis ettemaks kaob ära ja liigub see hoopis teise kohta. Nii, tooraine ja materjal, siis on see varude osa siin näha. Bioloogilised varad on siis isasloomad, käibevarana siin all. Ta on bioloogiline vara. Tütarettevõtted, sidusettevõtted, väärtpaberid ja nii edasi. Pikaajalised nõuded ka tulevad siin. Ja nüüd algab siin juba kinnisvarainvesteeringute puhul ka natukene, aga algab põhivara osa ehk siis 1.8 on siis maa, ehitised, masinad, seadmed, amortisatsioon, et neid me natukene räägime pärastpoole amortisatsioon, põhivara akumuleeritud kulum, et mis see endast kujutab, et see on ka siuke huvitav mõiste. Kõik nagu lõpetamata ehitised, ehk siis siin põhivaras ongi siis üles võetud soetusmaksumuses, põhivarast ma räägin pärast eraldi, et mis siin on varad. Ja nii. Ja nüüd hakkavad kahega. Mis meil kahega oli? Loodan, et te vastasite passiva. Ja kohustused. Ja siit tulevadki erinevad kohustused. Põhiline kohustus on tavaliselt võlad tarnijatel ja palgavõlad ja maksuvõlad. Et seal siis passivad need rahad tavaliselt appi. Läks kuskil ära nüüd. Nii. Nii, nüüd tuleb tagasi. Et seal on nagu raha ja siis käibemaksu teemad lähevad ka siin. Et need on nagu siuksed, maksukontod on nagu vahekontod, et need on korraks kohustus sul ja siis sa maksad nagu järgmine kuu ära. See tekib siuke arvestuslik kohustus ja siis maksad ära. Et see on omaette nagu võib-olla keerulisem, aga õnneks programm teeb teile tegelikult need asjad kõik ära.
ja ongi dividendivõlg on ju arvestatud tulumaks, et kui sa maksadki endale dividendi välja, siis see tegelikult automaatselt tekib selle juhatuse otsuse hetkel kohustus ettevõttes sulle maksta see võlg ära. Ja siin on ka võlgnevus aruandvale isikule ehk siis alguses, kui te alustate, siis seal on kindlalt kontol on summad taga, et te olete enda isiklikust rahast maksnud mingid kuludokumendid kinni või arved ära tasunud isiklikult kontolt ja siis ettevõte maksab kunagi teile tagasi. Nii, ja ka omanikulaenud lähevad siia alla, kas lühiajaline või pikaajaline, sõltub teist endast, et kas te annate tegevuse alguses pikaajalist laenu, näiteks annategi mingi 3000 eurot, et tekitada sellist käibevara ja maksta arveid ja nii edasi ja te kunagi 2 aasta pärast ootate, et see raha tuleks tagasi või siis te annate nagu 9 aastaks ja lootate, et aasta lõpus on juba see ettevõte teeninud selle raha tagasi ja ta saab teile laenu tagasi maksta. Omanikuna teie saate anda oma ettevõttesse alati intressivabalt laenu. Teie võite oma ettevõtet toetada, aga teie ettevõte teid väga isiklikult ei tohiks toetada. See on riskiga nii-öelda, muud ei midagi. Nii. Ja siin on ka siis osakapital tuleb, vaatake, ja alguses ongi siis, kui teil on asutatud ettevõte ilma oma kapitalita, osakapitalita, siis ta tulebki siia aktsiakapitali nimiväärtus 2500 ja registreerimata osakapital -2500 vist niimoodi tuleb. Et ta peab siin olemas olema. Ja näete, siit tulebki 2 ka veel edasi eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum, mõlemad on lubatud. Aruandeaasta kasum, kahjum on ka. Nii. Ja nüüd meil algavad uued numbrid. Müügitulu ehk siis 3 tulud. Nagu te näete, et siia tegelikult te võite, siin on mingi, mul on põhimõtteliselt ainult 2 siin. Kaubateenuse müük, see on mul vaikimisi raamatupidamine ja koolitus on nüüd eraldi teema. Et sa võid siia luua neid kontosid alati juurde. Seepärast on kontoplaan pidevas muutumises. Sa võid neid kontosid juurde luua. Et sellepärast, et kui sul on endal vaja ülevaadet, minu jaoks on oluline see, et ma näeksin, kui palju mul koolitused sisse toovad ja kui palju raamatupidamine sisse toob. Ja ma usun, et teil ka, et kui ta on mitu tegevusala, siis on oluline teada, et kui palju ühel tegevusalal kasumit on. Et siin on nagu enda juhi otsustada ja raamatupidaja koostöö otsustada. Nii, ja kõik on ka Euroopa Liitu, kaubateenuse müük on 0 käibemaksuga juhul, kui sa oled käibemaksukohuslane. Ja see, kellelt sa ostad müüd asju, on ka käibemaksukohuslane. Nii. Kogu aeg läheb ära. Siis, ja muud äritulud on ka siin all, et kui te saategi saadud dotatsioonid, toetused, tulu sihtfinantseerimisest, siis töötukassa toetus läheb siia alla. Aga sel hetkel, kui kulud on tehtud, ehk siis brutomeetodil. Väga keeruliseks ei taha ajada, ma sellest rohkem ei räägi. Sihtfinantseerimine on minu kirg lihtsalt mittetulundusühingus nende asjade selgitamine enda jaoks, siis omaette teadus. Nii. Ja nüüd algavadki meil 4-ga. Ja neid 4-ga ma teen teile pärast seda siis selle loengu, et mis see 4-ga kõik siin võiks olla, kuhu alla võiks minna. Siia täpselt samamoodi. Te võite luua ükskõik kui palju kontosid juurde. Ainuke asi, et me peavad 4-ga algama. Liigiks peab olema kulu, käibemaks 20, isegi siis, kui see ei ole käibemaksukohuslane. Isegi siis. Põhjus on selles, et kui sa kunagi teed ennast käibemaksukohuslaseks, siis su kontod on õigesti seadistatud ja ta hakkab automaatselt sealt käibemaksu maha arvestama ja deklaratsiooni panema. Nii, ja siin on lihtsalt nagu, ma kasutan Meritit, et Meriti programmi siuke nagu kontoplaani näidis, et on kulud mingid nagu põhilisemad ära pannud siia ette. Aga kui sul on mingis ärimudelis on nagu mingid spetsiifilised kulud, siis sa võid neid kirjeldusi muuta enda jaoks sobivaks
või siis lisada neid 4 asju juurde. Oluline on ka see, et siis kauba toore materjal ja teenused on kasumiaruandes eraldi suur plokk või mitmesugused tegevuskulud. Ehk siis, kui sa tahad kulukontot juurde luua, siis otsusta, kas ta kumba plokki ta kuulub või siis ta on hoopis palgakulu. Et seal eraldi on viimane on ka see, kus meil on palgakulu ja sotsiaalmaksud, et seal on nagu suhteliselt igas sinna ei ole mõtet midagi luua. Aga kulude poole pealt tuleb see raamatupidamise loomingulisus ja loovus mängu. Et tihti küsitakse, et mis asja seal räägite, raamatupidamine, loovtegevus. Et siin kulude poole pealt ta on loovtegevus. Et sul on küll nimetus on ju olemas ja järgmises loengus ma väga pikalt seletan, mis kulud kuhu alla võiks minna, on ju. Aga tegelikult on sinu või juhi või siis ka raamatupidaja otsustada, kuhu ta mingit süsteemi või asja loob. Et kui mul on näiteks auto ettevõtte nimel ja samas mul on töötaja, kelle ma maksan isikliku auto kompensatsiooni, kus nad on eraldi, et ma tahaks need oleks eraldi mul arvestuses näha. Kui mul on vaja, ongi, et kontoritarbed on ju üldhalduskulud, aga koolituste jaoks mul on eraldi vaja nagu koolituste materjalide tootmiseks, siis ma tahaks, et need oleks eraldi. Et see ongi sihuke nagu kulusüsteemi struktuuri loomine, kulujuhtimine ettevõttes. Et sa mõtleksid läbi, mis kus võiks olla, et sellele eesmärgil, et sa saaksid lihtsamini ja adekvaatsemat infot, kuidas paremini juhtimisotsuseid vastu võtta. Tulude poole pealt ka, et sul oleks endal see süsteem olemas, kus mis läheb, sellepärast et sellest lähtuvalt sa saad ka teha juhtimisotsuseid, kui sul see aruanne jookseb nagu sinu jaoks loogilises süsteemis. Nii. Majandusaasta aruande olemus ja raamatupidamise olemus praktilises elus on selge. Et kordan siis üle. Kahekordne kirjendamine, kõik on tasakaalus. Kuskilt võtad, kuskile annad. Jälgid kontosid, et on olemas kontonumber alati. Igas kandes on 2 vähemalt. Üks on siis deebetis, teine on kreeditis. See, kus ta on, mis ta liigub, sõltub sellest, kas ta suurendab või vähendab. Kas ta on aktivas või passivas või tulus või kulus. Sellepärast esimene skeem ongi teil lisatud sellisel kujul. Raamatupidajad õpivad seda debet-kreedit mitu aastat, mulle ei jäänud meelde tegelikult. Et tänapäeval põhimõtteliselt seda teadmist väga palju pole vaja, seepärast et neid nimetatakse kontoristideks, nende kannete või lausendite nagu kirjeldamist. Et programm teeb teie eest selle töö ära. Et ta on kuskil paremal seal ilusti olemas kanne. Et see on automatiseeritud, aga tuleb ette ka neid kandeid, mis programm ei tee, on erijuhud ja siis sa pead ise suutma aru saada, kuhu asi liigub. Kuhu kohustus liigub, kas ta suureneb või väheneb, mis see teine pool on, kuhu ta läheb ja mis see teeb seal ja nii edasi. Et kõik kanded kogu aeg käivad siis 2 poolt. Mitte midagi üksi ei tee. Et 2 asja peab alati olema. Ja nagu nägite, palgakandel ikka palju rohkem asju. Ja siis selleks, et see kõik nagu kannete süsteem läheks, ongi vaja bilanssi ja kasumi aruannet, kuhu need siis loovadki selle need 2 aruannet põhimõtteliselt. Rahavoogude oma on ka, aga seda väikeettevõtted peavad tegema, et seda ma isegi mikrod ei pea, et ma ei kirjeldaks, sest et tegelikult selle peaks ka programm suutma ära teha praegu. Nii, selge, raamatupidamine. Juhuu! Ma ei tea ju teie vastust, aga ma eeldan, et tegelikult võib-olla te saite mingi süsteemse lähenemise või mõtte, mis see raamatupidamine nagu praktilises pooles või tuumas on. Sest minu jaoks see on raamatupidamise tuum. See süsteemide süsteem, kuidas nad kõik omavahel liiguvad.
Ja nüüd ma olen väga elevil. Lähme kulude poole ja minu nägemus aastatepikkune ja ka erinevate nagu selle valdkondade tippude poolt nagu materjalidest, koolitustest kokku kogutud materjal, et kuidas, mis kulud kuhu lähevad, mis on need optimeerimisvõimalused, mis on need maksuvabad piirmäärad ja nii edasi. Et hakkame siis kulusid lahkama. Ja äkki lihtsalt te saate sealt neid ideid, kuidas oma finantsprognoose sättida kasumlikumaks. Finantsprognoose saab sättida kasumlikumaks. Nii, aga kohtume juba kulude plokis. Ma loodan, et oled sama elevil kui mina. Tšau. Kirjutage kindlalt, mis uut saite siit teada ja lisamärkusi ikka.